114. kiri. Seeravite valitsus planeedil. Kõige kõrgemad valitsevad inimeste kuningriikides paljude taevaste jõudude ja vahendajate abil, kuid põhiliselt seeravite hoolekande kaudu. Täna keskpäeval toimunud loenduse kohaselt oli planeedi Urantial viibivaid ingleid, kaitsjaid ja teisi 501 234 619 seeravipaari. Minu juhtimise alla oli määratud 200 seeraviväge, 597 196 800 seeravipaari ehk 1 194 393 600 üksikinglit. Register näitab üksikisikute arvuks aga 1 2 469 238. Järelikult olid 191 924 362 inglit sellest maailmast ära, täites transportimis, sõnumi toomis ja surmakohustusi. Keerubeid on Urantial ligikaudu sama palju kui seeraveid ja neil on samasugune organisatsioon. Seeravid ja nendega seotud keerubid tegelevad üsna palju planeedi üleinimliku valitsuse tegevuse üksikasjadega, eriti mässu tõttu isoleeritud maailmades. Inglid, kelle võimekad abilised on keskteelised, tegutsevad Urantial tegelike aineüleste hoolekandjatena, kes täidavad kohaliku kindralkuberneri ja kõigi tema kaaslaste ning alluvate käske. Seeravite klass täidab peale isikliku ja rühmakaitse paljusid muidki ülesandeid. Urantial ei puudu ka süsteemi, tähtkuju ja universumi valitsejate poolne küllaldane ja tõhus juhendamine. Ent planeedi valitsus ei sarnane Satania süsteemi isegi kogu Nebadoni ühegi teise maailma valitsusega. Teie juhendamise kava on ainulaadne tänu mitmele ebatavalisele asjaolule. Esiteks, Urantia kui elu teisendamisplaneedi staatus. Teiseks, Lutsiferi mässust tulenevad raskused. Kolmandaks, aadamlikust üleastumisest tulenenud katkestused. Neljandaks, ebaregulaarsuse ilmingud, mis tulenevad asjaolust, et Urantia oli üks universumi suverääni annetumismaailmu. Nebadoni Miikael on Urantia planeedi vürst. Viiendaks, 24 planeedi suundaja eriline ülesanne. Kuuendaks, planeedi asukoht peainglite ringluses. Seitsmendaks, kunagi kehastunud Mahiventa Melkisedeki hiljutine määramine planeedi vürsti asemikuks. Esimene, Urantia suveräänsus. Urantia algne suveräänsus säilis Satania süsteemi suverääni hoole all. Suverään delegeeris selle kõigepealt Melkisedekite ja elukandjate ühiskomisjonile ning see rühm tegutses Urantial kuni korrakohaselt ametisse määratud planeedi vürsti saabumiseni. Pärast vürstkõlikastja langemist Lutsiferi mässu ajal ei olnud Urantial kohalikku universumi ega selle haldusjaotustega kindlat stabiilset suhet kuni Miikaeli lihasannetumise lõpule jõudmiseni, kui päevilt ühtne ta Urantia planeedi vürstiks kuulutas. Selline kindel ja põhimõtteline otsus kinnitas teie maailma staatuse igaveseks, kuid tegelikult ei võtnud suveräänist loojapoeg planeedi isiklikuks haldamiseks midagi ette. Kui mitte arvestada Jeruusalemil 24 endisest urantialasest komisjoni moodustamist, volitustega esindada teda Urantia ja kõigi teiste süsteemi karantiini jäetud planeetide valitsuses. Üks selle nõukogu liige viibib praegu alaliselt Urantial kohaliku kindralkubernerina. Mahiventa Melkisedekile anti hiljuti planeedi vürst Miikaeli asemiku volitused, kuid see kohaliku universumi poeg ei ole vähimalgi määral muutnud planeedi praegust kohalike kindralkuberneride järjestikuste valitsuste korda. On vähe tõenäoline, et Urantia valitsuses toimuks praeguse usulise elukorralduse ajal märgatavaid muutusi. Kui just planeedi vürsti asemik ei saabu oma tiitlile vastavaid ülesandeid enda peale võtma.
mõned meie kaaslased arvavad, et kava, mille kohaselt Urantiale saadetakse kindral kuberneriks üks 24 nõunikust, asendatakse lähimal ajal Mehhiventa Melkisedeki ametliku saabumisega Urantia suverääni asemiku volitustes. Planeedivürsti kohusetäitjana jätkab ta planeedi juhtimist kahtlemata kuni lõpliku kohtumõistmiseni Lutsiferi mässu üle ja tõenäoliselt ka edaspidi kuni planeedi stabiliseerumiseni valgusesse ja ellu kauges tulevikus. Mõned arvavad, et Mehhiventa tuleb Urantia asju isiklikult suunama alles praeguse usulise elukorralduse lõpus. Teised on seisukohal, et vürsti asemik ei pruugigi saabuda ning et Miikal pöördub ise kunagi Urantiale tagasi, nagu ta lihas olles tõotas. Kolmandad, kaasa arvatud käesoleva loo jutustaja, usuvad, et Melkisedek võib saabuda üsna pea, suvalisel päeval või tunnil. Teine, planeedi juhendajate kogu. Alates Miikali annetumisest teie maailmale on Urantia üldjuhtimine usaldatud Jeruusalemil erirühmale, kuhu kuulub 24 kunagist urantialast. Sellesse komisjoni kuulumise tingimused ei ole meile teada, kuid me oleme täheldanud, et niisuguse ülesande saanud isikud on kõik aidanud kaasa ülima suveräänsuse laienemisele Sataania süsteemis. Nad olid Urantial tegutsedes kõik loomult tõelised juhid ja need juhiomadused, välja arvatud Mehhiventa Melkisedekil, on veelgi täienenud elutaseme ilmas, omandatud kogemustega ja Jeruusalemmi kodanikele korraldatava koolitusega. 24 hulka nimetab liikmeid Lanaforge kabinet Edentia kõrgeimate kinnitusel ja Jeruusalemmi kohale määratud tunnimeeste heaskiidul ning Salvingtoni Gabriel määrab nad Miikali korraldusel ametisse. Sellesse erijuhendajate komisjoni ajutiseks ametisse määratutel on niisama täielikud õigused kui alalistel liikmetel. Planeedi suunajate kogu tegeleb eriti selle maailma nende tegevuste juhendamisega, mis tulenevad asjaolust, et siin toimus Miikali viimane annetumine. Neid hoiab Miikaliga tihedas ja vahetus kontaktis teatav kirgas õhtutäht, seesama olend, kes saatis Jeesust kogu tema sureliku annetumise ajal. Praegu on selle nõukogu eesistuja, kui istungid toimuvad Jeruusalemil, keegi Johannes, keda teie tunnete ristijana. Ent nõukogu ametlik esimees on Sataania kohale määratud tunnimees, Salvingtoni inspektorkaaslase ja Orvantoni kõrgeima täideviija otsene ja isiklik esindaja. Sellesama endistest urantialastest koosneva komisjoni liikmed on samal ajal ka süsteemi ülejäänud 36 mässu tõttu isoleeritud maailma nõuandvad juhendajad. Nad täidavad väga väärtuslikku ülesannet, milleks on süsteemi suverääni Lanaforgi põhjalik ja osavõtlik kursis hoidmine nende planeetide asjadega, mis jäävad ikka veel suuremal või vähemal määral Norlatiadeki tähtkuju isade üldjuhtimise alla. Need 24 nõunikku käivad sageli üksikisikutena kõigil karantiini jäetud planeetidel, eriti Urantial. Kõigile teistele isoleeritud maailmadele annavad nõu samasugused kunagistest planeediasukatest koosnevad erineva suurusega komisjonid, kuid ülejäänud komisjonid alluvad Urantia 24 liikmelisele rühmale. Kuigi viimase komisjoni liikmed on seega aktiivselt huvitatud inimprogressi igast faasist, igast Sataania karantiini jäetud maailmas, huvitab neid eriti ja konkreetselt Urantia surelike rasside heaolu ja edasijõudmine, sest nad ei juhenda vahetult ja otseselt ühegi teise planeedi asju peale Urantia ja isegi siin ei ole neil täielikku võimu, välja arvatud mõnedes surelike ellujäämisega seotud valdkondades. Mitte keegi ei tea, kui kauaks need 24 Urantia nõunikku jäävad oma praegusesse seisundisse, kus nad on lahus universumi tegevuste korrapärasest programmist. Nad jäävad kahtlemata oma praegusesse ametisse kuni mingi muutuseni planeedi staatuses, näiteks usulise elukorralduse lõpuni.
võimu täieliku ülevõtmiseni Mahhiventa Melkisedeki poolt, lõpliku kohtumõistmiseni Lutsiferi mässu üle või Miikali taasilmumiseni oma viimase annetumise maailma. Praegune urant ja kohalik kindralkuberner näib kalduvat arvama, et niipea kui Satania süsteemi side tähtkuju ringlustega taastatakse, võidakse kõigile peale Mahhiventa paradiisi tõusuks luba anda. Ent on ka teisi arvamusi. 3. Kohalik kindralkuberner. Urant ja aja iga 100 aasta järel määrab Jerusemi 24 planeedi ühendajast koosnev korpus ühe enda hulgast viibima teie maailmas nende tegevesindajana, kohaliku kindralkubernerina. Käesolevate jutustuste ettevalmistamise ajal see tegevametnik vahetus. 19. esindaja vahetas välja 20. Planeedi praeguse juhendaja nime ei avaldata teile ainult sellepärast, et surelik inimene kaldub nii kergesti oma erakordseid kaasmaalasi ja endast kõrgemaid üleinimlikke olendeid kõrgelt austama, isegi jumaldama. Kohalikul kindralkuberneril ei ole maailma asjade juhtimisel tegelikku isiklikku võimu, välja arvatud 24 Jerusemi nõuniku esindajana. Ta tegutseb inimülese valitsuse koordineerijana ning on urantial tegutsevate taevaste olendite lugupeetud ja kõigi poolt tunnustatud juht. Kõik inglivägede klassid peavad teda oma koordineerivaks suunajaks, kuid ühinenud keskteelised peavad tegelikult oma planeedi isadeks järjestikuseid kindralkubernere pärast esimese 1-2-3 lahkumist ja asumist 9-24 nõunikust. Ehkki kindralkuberneril ei ole planeedil tegelikku ja isiklikku võimu, saadab ta iga päev alla 10 korraldusi ja otsuseid, mida kõik asjasse puutuvad isiksused lõplikeks peavad. Ta on hoopis enam kui isalik nõuandja, kui range valitseja. Ta tegutseb teatud mõttes nii, nagu seda teeks planeedivürst, kuid tema valitsemine meenutab palju enam aineliste poegade valitsemist. Urant ja valitsus on Jerusemi nõukogudes esindatud sellise korra kohaselt, et tagasipöörduv kuberner saab süsteemi suverääni planeedivürstide kabineti ajutiseks liikmeks. Kui Mahhiventa määrati vürsti asemikuks, loodeti, et ta asub kohe oma kohale Satania planeedivürstide nõukogus, ent ta pole seni selles suunas midagi ette võtnud. Urant ja aineülesel valitsusel ei ole kohaliku universumi kõrgemate üksustega väga tihedat orgaanilist sidet. Kohalik kindralkuberner esindab teatud mõttes nii Jerusemi kui ka Salvingtoni, sest ta tegutseb 24 nõuniku nimel, kes on Miikaeli ja Gabrieli otsesed esindajad. Ja olles Jerusemi kodanik või planeedi kuberner esindada süsteemi suverääni. Tähtkuju võimuorganeid esindab otseselt edent ja vaatleja, Vorondadek poeg. 4. Kõige kõrgem vaatleja. Urant ja suveräänsust komplitseerib veelgi Norlatiadeki valitsuse kunagine omaalgatuslik võimu haaramine planeedil veidi aega pärast planeedi märssu. Urantial viibib veel praegugi üks Vorondadek poeg, kes on edent ja kõige kõrgemate vaatleja ja Miikaeli otsese tegutsemise puudumisel planeedi suveräänsuse hooldaja. Praegune kõige kõrgem vaatleja ja kunagine asevalitseja on 23. selliselt urantial teeniv isik. Teatud rühmad, kes tegelevad planeedi probleemidega, on ikka veel edent ja kõige kõrgemate järelevalve all, mis kehtestati Lutsiferi mässu ajal. Need küsimused on Norlatiadeki vaatleja Vorondadek poja otsustada, kellel on planeedi juhendajatega väga tihedad nõuandvad suhted. Rassivolinikud on urantial väga aktiivsed ja nende erinevate rühmade juhid on mitteametlikult määratud kohaliku Vorondadekist vaatleja juurde, kes tegutseb nende nõuandva suunajana. Kriisiolukorras saab tegelikuks ja suveräänseks valitsusjuhiks välja arvatud teatavates puhtvaimsetes küsimustes see edent ja Vorondadek poeg, kes praegu täidab vaatleja kohustusi. Neis puhtvaimsetes probleemides ja teatavates isiklikes küsimustes näib ülim võim kuuluvat juhtivale peainglile,
kes on määratud selle hiljuti Urantiale sisse seatud klassi harukeskuse juurde. Kõige kõrgemal vaatlejal on volitus võtta planeedi tõsiste kriiside ajal planeedi valitsemine oma äranägemisel enda kätte ning ürikutes on kirjas, et seda on juhtunud Uranti ajaloos 33 korda. Neil aegadel toimib kõige kõrgem vaatleja kui kõige kõrgema asevalitseja ja tal on vaieldamatu võim kõigi planeedil viibivate hoolekandjate ja haldajate üle, välja arvatud ainult peainglite allüksuste organisatsioon. Orandadekite asevalitsemisperioodid ei ole iseloomulikud mitte ainult neile planeetidele, mis on mässu tõttu isoleeritud, sest kõige kõrgemad võivad asustatud maailma asjadesse sekkuda igal ajal, lisades tähtkujude valitsejate kõrgemat tarkust inimeste kuningriikide asjadesse. 5. Planeedi valitsus. Urantia tegelikku valitsemist on tõepoolest raske kirjeldada. Universumi organisatsioonis pole ametlikku valitsust, näiteks eraldi seadusandlikku, täitev ja kohtuvõimu olemas. 24 nõunikku võiks nimetada lausa planeedi valitsuse seadusandlikuks haruks. Kindralkuberner on ajutine nõuandev tegevjuht, kelle üle on vetoõigus kõige kõrgemal vaatlejal ning planeedil ei ole mitte mingit absoluutset autoriteetset kohtuvõimu, on ainult lepituskomisjonid. Enamiku seeraveid ja keskteelisi puudutavatest probleemidest lahendab osapoolte vastastikusel nõusolekul kindralkuberner, ent kõigi tema käskude peale, välja arvatud tema edastatavad 24 nõuniku korraldused, võib edasi kaevata lepituskomisjonidele planeedil ülesannete täitmiseks moodustatud kohalikele võimuorganitele või isegi Satania süsteemi suveräänile. Planeedivürsti kehalise personali ning Aadamast poja ja tütre ainelise valitsemiskorra puudumist kompenseerib osaliselt seeravite erihoolekanne ning keskteeliste ebatavaline teenistus. Planeedivürsti äraolekut asendab tõhusalt peainglite kõige kõrgema vaatleja ja kindralkuberneri kolmene kohalolek. See üsna lõdva organisatsiooniga ja küllaltki isiklikult hallatav planeedivalitsus on tõhusam, kui võiks arvata, ja seda just peainglite aegasäästva abi ja alati valmis oleva ringluse tõttu, mida planeedi eriolukordades ja haldusraskustes nii sageli kasutatakse. Planeet on tehniliselt ikka veel Norlatiadeki ringlustest isoleeritud, kuid eriolukorras võib seda puudust praegu kompenseerida peainglite ringluse kasutamisega. Alates tõe vaimu väljavalamisest kogu liha peale 1900 aastat tagasi valmistab planeedi isolatsioon üksiksurelikele muidugi vähe muret. Iga valitsemispäev algab Urantial nõupidamisega, milles osalevad kindralkuberner, planeedi peainglite juht, kõige kõrgem vaatleja, juhendav supernav, kohalike elukandjate juht ja kutsutud külalised universumi kõrgete poegade seast või teatavate külalisõpilaste seast, kes juhtumisi planeedil viibivad. Kindralkuberneri otsesesse valitsuskabinetti kuuluvad 12 seeravit, 12 erilise inglite rühma tegevjuhid, kes tegutsevad planeedi progressi ja stabiilsuse vahetute üleinimlike suunajatena. 6. Planeeti juhendavad meisterseeravid. Kui esimene kindralkuberner samaaegselt tõevaimu väljavalamisega Urantiale saabus, saatsid teda 12 seeravit erikorpust, kes olid pärast Serafinctoni lõpetamist kohe planeetidele teatud erilistesse teenistustesse saadetud. Neid kõrgeid ingleid nimetatakse planeeti juhendavateks meisterseeraviteks ja nad alluvad lisaks planeedi kõige kõrgema vaatleja üldjuhtimisele ka kohaliku kindralkuberneri vahetule suunamisele. Need 12 inglite rühma töötavad küll kohaliku kindralkuberneri üldise juhendamise all, kuid neid suunab otseselt 12 seeravist koosnev nõukogu, kuhu kuuluvad iga rühma tegevjuhid. See nõukogu on ka kohaliku kindralkuberneri ühiskondlik kabinet. Mina kui planeedi seeravite juht olen selle seeravit juhtide nõukogu eesistuja ja vabatahtlikult
Urantial teenib esimese klassi supernav, Galikastja lahkulöömise ajal oma kohustused täitmata jätnud kunagise planeedi inglivägede juhi järeltulija selles ametis. 12 planeeti juhendavat meisterseeravite korpust tegutsevad järgmiselt. Esiteks, epohhi inglid. Need on praeguse ajastu inglid, usulise elukorralduslik rühm. Neile taevastele hoolekandjatele on usaldatud kõigi põlvkondade asjatoimetuste üldine jälgimine ja suunamine, sest nad on mõeldud sobituma selle ajastu mosaiiki, milles nad ilmuvad. Praegu Urantial teenivate epohhi inglite korpus on 3. rühm, mis praeguse usulise elukorralduse ajal planeedile määratud. Teiseks, arenguinglid. Neile seeravitele on usaldatud arenguline edasiliikumine ühiskonna järjestikustel ajastutel. Nad edendavad arenguliste loodudolendite loomupärase edasiliikumissuundumuse arengut, tehes lakkamatut tööd selleks, et asjad oleksid nii, nagu nad peaksid olema. Praegu valves olev rühm on teine neist, kes sellele planeedile on määratud. 3. usukaitsjad. Need on kirikute inglid, tõsised oleva ja olnu eest võitlejad. Nad püüavad säilitada püsima jäänud ideaale, et kõlbelisi väärtusi turvaliselt ühest epohhist teise viia. Nad võistlevad arenguinglitega, püüdes viia vanu, surematuid väärtushinnanguid ühest põlvkonnast teise ning vanu vorme uutesse ja seetõttu vähem stabiliseerunud mõtte- ja käitumismudelitesse. Need inglid võitlevad küll vaimsete vormide eest, kuid ei ole äärmusliku sektantluse ega mõttetutest lahkelidest tuleneva jagunemise allikaks. Praegu teenib Urantial nende 5. järjestikune korpus. 4. riigielu inglid. Need on pasunate inglid, Urantia riikide poliitiliste sündmuste suunajad. Praegu rahvusvaheliste suhete üldjuhtimisega tegelev rühm on Urantial 4. selliselt teeniv rühm. Just selle seeravite alajaotuse hoolekande kaudu valitsevad kõige kõrgemad inimeste kuningriikides. 5. rasside inglid. Need inglid töötavad aja arengurasside säilimise nimel, vaatamata nende rasside poliitilistele segadustele ja usulistele rühmitustele. Urantial on jäänuseid 9 inimrassist, mis on omavahel segunenud ja nüüdisaja rahvasteks ühinenud. Need seeravid on tihedalt seotud rassivolinike hoolekandega ja praegu Urantial teeniv rühm on esialgne korpus, mis määrati planeedile varsti pärast 4 pühi. 6. tulevikuinglid. Need on plaanitsejad inglid, kes prognoosivad tulevast ajastut ja kavandavad kõigi heade asjade teostumist, mida toob kaasa uus ja edasi arenev usuline elukorraldus. Nad on järjestikuste ajajärkude arhitektid. Hetkel planeedil viibiv rühm on tegutsenud alates praeguse usulise elukorralduse algusest. 7. valgustuse inglid. Urantiat abistab praegu 3. seeravi korpus, kes on pühendunud hariduse edendamisele planeedil. Need inglid tegelevad üksikisikute, perede, rühmade, koolide, kogukondade, rahvaste ja tervete rasside vaimse ja kõlbelise koolitusega. 8. terviseinglid. Need seeravitest hoolekandjad on määratud abistama surelikke üksusi, mis on pühendunud tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele. Praegune korpus on 6. rühm, kes teenib käesoleva usulise elukorralduse ajal. 9. koduseeravid. Urantial teenib praegu 5 inglitest hoolekandjate rühm, kes on pühendunud kodu kui inimtsivilisatsiooni põhiinstitutsiooni säilitamisele ja edasiviimisele. 10. tööstuse inglid. See seeravite rühm tegeleb Urantia rahvaste tööstusliku arengu edendamisega ja majanduslike tingimuste parandamisega. Mainitud korpus on pärast Miikali annetumist 7 korda vahetunud. 11. meelelahutusinglid.
Need seeravid aitavad kaasa ajaviite, huumori ja puhkuse väärtustamisele. Nad püüavad alati inimese puhkust mitmekesistada ja aidata sellega vaba aega paremini ära kasutada. Praegune korpus teenib Urantial sellest klassist 3. 12. Üleinimliku hoolekande inglid. Need seeravid on inglite inglid, kes on määratud hoolt kandma planeedi kogu ülejäänud nii ajutiselt kui ka alaliselt siin viibiva üleinimliku elu eest. See korpus on teeninud alates praeguse usulise elukorralduse algusest. Kui need meisterseeravite rühmad ei suuda mõnes planeedi poliitikat või korda puudutavas küsimuses kokku leppida, siis lahendab nende lahkhelid tavaliselt kindralkuberner, aga kõigi tema korralduste peale võib olenevalt vaidlusküsimuste olemusest ja tõsidusest edasi kaevata. Ühelgi inimlirühmal pole selle valdkonna üle, millega tal tuleb tegeleda, otsest kontrolli ja õigust oma äranägemist mööda tegutseda. Nad ei saa oma tegevusvaldkonnas toimuvat täielikult suunata, kuid saavad muuta ja muudavadki planeedil valitsevaid tingimusi, kooskõlastades asjaolusid selliselt, et need nende hoolde usaldatud inimtegevuse valdkondi soodsalt mõjutaksid. Planeeti juhendavad meisterseeravid kasutavad oma ülesannete täitmiseks paljusid vahendeid. Nad toimivad ideede arvelduskodadena, meelekoondajatena ja projektide edendajatena, suutmata küll inimmeelde uusi ja kõrgemaid kontseptsiooni süstida, intensiivistavad nad vahel mõnda kõrgemat ideaali, mis inimmõistuses juba on tekkinud. Ent lisaks neile paljudele positiivsetele meetoditele kindlustavad meisterseeravid planeedi edasiliikumist ka hukatusliku ohu eest saatuse reservkorpuse mobiliseerimise, koolitamise ja alalhoidmise teel. Nende reservväelaste põhiülesandeks on kindlustada arengulist edasiliikumist läbikukkumise vastu. Nad on taevaste jõudude ettevaatusabinõud ootamatuste puhuks. Nad on garantiiks katastroofide vastu. 7. Saatuse reservkorpus. Saatuse reservkorpus koosneb elavaist meestest ja naistest, kes on vastu võetud maailma asjade üleinimliku haldamise erilisse teenistusse. Selles korpuses on mehi ja naisi igast põlvkonnast. Maailma vaimsed suunajad on nad valinud endale appi hoolitsema halastavalt ja targalt arenevate maailmade ajalaste eest. Tõusukavasid ellu viies tavatsetakse üldiselt alustada surelike tahteolendite kasutamist sidepidajatena otse kohe, kui nad on piisavalt pädevad ja usaldusväärsed, et endale selliseid kohustusi võtta. Seega, niipea kui ajalikule areenile ilmub piisavate intellektuaalsete võimete, küllaldase kõlbelise staatuse ja vajaliku vaimsusega mehi ja naisi, määratakse nad kiiresti inimestest sidepidajateks, surelikeks abilisteks planeedi isiksuste taevasesse rühma. Kui inimolendeid valitakse planeedi saatuse kaitsjaiks, kui nad saavad võtmeisikuteks maailma haldajate kavades, siis kinnitab planeedi seeravite juht nende ajaliku määramise seeravite korpuse juurde ja nimetab nende surelike reservväelaste teenistusse isiklikud saatuse kaitsjad. Igal reservväelasel on eneseteadlik kohandaja ja enamik neist tegutseb intellektuaalsete ning vaimsete saavutuste kõrgemates kosmilistes ringides. Maailma surelikke valitakse asustatud maailmades teenima saatuse reservkorpusesse järgmiste omaduste alusel. Esiteks, eriline võime omandada salajast ettevalmistust arvukateks võimalikeks erakorralisteks ülesanneteks maailma erinevates eluvaldkondades. Teiseks, kogu südamest pühendumine mõnele erilisele sotsiaalsele, majanduslikule, poliitilisele, vaimsele või muule üritusele koos valmisolekuga teenida, saamata inimlikku tunnustust ja hüvitust. Kolmandaks, erakordselt mitmekülgse mõttekohandaja omamine, kellel on tõenäoliselt Urantia-eelseid kogemusi seoses planeedi probleemide lahendamisega ja maailma ähvardavate eriolukordadega toimetulemisega.
Planeedile suunatud taevase teenistuse igal allüksusel on õigus omada sellist saatust mõjutavat surelike siderühma. Asustatud maailmades töötab umbes 70 eraldiseisvat saatuse korpust, mis on maailma asjade jooksva üleinimliku juhtimisega tihedalt seotud. Urantial on 12 saatuse reservkorpust, igal planeedi seeravitest juhendajate korpusel 1. Urantia 12 saatuse reservrühma kuuluvad selle sfääri surelikud asukad, kes on saanud ettevalmistuse asumiseks arvukatele võtmepositsioonidele maakeral ja keda hoitakse valmis tegutsema planeedi võimalikes eriolukordades. Sellesse korpusesse kuulub praegu kokku 962 isikut. Väikseimas korpuses on 41 ja suurimas 172 liiget. Välja arvatud mõned vähem kui 20 kontaktisikut pole selle ainulaadse rühma liikmed üldse teadlikud, et neid valmistatakse ette ülesannete täitmiseks teatavates planeedi kriisides. Need surelikud reservväelased valib korpus, mille juurde nad määratakse ja neid koolitatakse ning treenitakse meele süvatasandil mõttekohandaja ja seeravitest kaitsjate hoolekande ühise metoodika kohaselt. Sageli osalevad selles alateadlikus koolituses ka arvukad teised taevased isiksused ja selles eriettevalmistuses on oma osa keskteeliste väärtuslikul ja asendamatul teenistusel. Paljudes maailmades suudavad paremini kohanenud teisesed keskteelised teatavate soodsalt häälestatud surelikele kuuluvate mõttekohandajatega erineval määral kontakti astuda, sisenedes oskuslikult nende inimeste meelde, kelle sisimas nad elavad. Just see juhuslik kosmiliste kohandumiste kombinatsioon võimaldab käesolevatel ilmutustel inglise keeles materialiseeruda. Need arenevate maailmade potentsiaalsed kontaktsurelikud mobiliseeritakse arvukatesse reservkorpustesse ning just need perspektiivitundega isiksuste väikesed rühmad võimaldavad teatul määral viia vaimset tsivilisatsiooni edasi ja kõrgeimatel inimeste kuningriikides valitseda. Saatuse reservkorpustesse kuuluvatel meestel ja naistel on seega tänu keskteeliste vahendavale hoolekandele mingil määral kontakte oma kohandajatega. Ent kaasinimesed tunnevad neid surelikke vähe, välja arvatud juhtudel, kui ühiskonnas tekivad erakordsed olukorrad ja teravad vaimsed vajadused ning need reservisiksused tegutsevad areneva kultuuri kokkuvarisemise või elava tõevalguse kustumise ärahoidmise nimel. Urantial on neid saatuse reservväelasi inimajaloo lehekülgedel harva ülistatud. Reservväelased tegutsevad alateadlikult planeedi olulise informatsiooni alalhoidmisel. Reservväelase surres toimub nii mõnigi kord kahe mõttekohandaja vahelise sideme kaudu teatavate kriitiliselt tähtsate andmete ülekandmine sureva reservväelase meelest mõnele tema nooremale järeltulijale. Kohandajad tegutsevad seoses selle reservkorpusega kahtlemata ka muudel meile teadmata viisidel. Urantial pole saatuse reservkorpusel küll alalist juhti, kuid on alaliselt tegutsevad nõukogud, mis kokku moodustavadki selle juhtorgani. Nendeks on kohtumõistmisnõukogu, ajalooprobleemide nõukogu, poliitilise suveräänsuse nõukogu ja paljud teised. Need alalised nõukogud annavad aeg-ajalt vastavalt reservkorpuse töökorrale kogu reservkorpuse titulaarsetele surelikele juhtidele konkreetseid ülesandeid. Reservväelastest ülimate volitused kestavad tavaliselt vaid mõni tund, piirdudes mõne konkreetse jooksva ülesande täitmisega. Urantia reservkorpusel oli kõige enam liikmeid adamiitide ja andiitide ajal, mille järel see violetse vere lahjenemise käigus aegamööda vähenes ja jõudis madalaima tasemeni 4 pühi ajal, kustmaalt reservkorpuse liikmeskond on pidevalt kasvanud. Praegu on Urantia universumi teadlike kodanike kosmilises reservkorpuses üle 1000 surelikku, kelle arusaam kosmilisest kodakondsusest ületab kaugelt oma maise elupaiga piirid,
kuid mul pole lubatud selle elavate inimolendite ainulaadse rühma ülesande tegelikku olemust ilmutada. Urant ja surelikud ei tohiks lubada oma maailma suhtelisel vaimsel isoleeritusel teatavatest kohaliku universumi ringlustest tekitada planeedi kosmilise mahajäetuse või orvutunnet. Planeet allub maailma ja inimsaatuse väga kindlale ja tõhusale üleinimlikule juhendamisele. Ent on ka tõsi, et planeedi ideaalsest valitsusest saab teil olla vaid napp ettekujutus. Alates varastest planeedivürsti aegadest on Urant ja kannatanud maailma kasvu ja rasside arengu jumaliku kava nurjumise tõttu. Satania lojaalseid asustatud maailmu ei valitseta nii nagu Urantjat. Vaatamata sellele ei ole teie planeedi valitsused olnud teiste isoleeritud maailmadega võrreldes halvemad. Ainult 1 või 2 maailma võib halvemaks pidada ja mõningaid veidi paremaks, kuid enamik neist on teiega võrdsel tasemel. Näib, et mitte keegi kohalikus universumis ei tea, millal ebastabiilsus planeedi valitsemises kord lõpeb. Nebadoni Melkiseedekid kalduvad arvama, et planeedi valitsemises ja haldamises ei toimu erilisi muudatusi kuni Miikaeli teise isikliku saabumiseni Urantjale. Sel ajal, kui mitte varem, toimuvad planeedi juhtimises kahtlemata põhjalikud muutused, et nende muudatuste olemuse kohta ei suuda keegi isegi oletusi teha. Kogu Nebadoni universumi asustatud maailmade ajaloo jooksul pole niisugust episoodi enne olnud. Paljude Urantja tulevast valitsust puudutavate raskesti mõistetavate asjade seas on erilisel kohal peainglite ringluse ja harukeskuse asukoht planeedil. Universumi nõukogud pole teie eraldatud maailma unustanud. Urantja ei ole kosmoses patumärgiga tähistatud vaeslaps, kes mässu tõttu on jumaliku hoole alt välja tõrjutud. Kõikjal Uversalt Salvingtonini ja edasi Jeruusalemini, isegi Havonas ja Paradiisis teatakse meie siin viibimisest. Ning teid, praegu Urantjal elavaid surelikke, peetakse just nii kalliks ja valvatakse just nii ustavalt, nagu poleks truudusetu planeedivürst sfääri kunagi reetnudki. Isegi veel enam, on igavesti tõsi, et isa ise armastab teid. Esitanud Urantjale määratud seeravite juht.